Tere kõikidele Ajuloputus podcasti vaatajatele ja kuulajatele. Täna on meil külas tantsija ja Spirit Studio asutaja Johanna-Maria Karjus. Tere! Tere! Räägi natuke endast. Tutvusta ennast paari sõnaga, mis sa igapäevaselt teed, kuidas sa jõudsid tantsimiseni, mis tantsus üldse tantsid, mis tantsukool sul Tallinnas on? Okei. Jaa, mul on selline äge tantsustuudio nagu Spirit Studio, mis on siis Tallinnas praegu. Ja me natukene üritame juba teistesse linnadesse ka laieneda. Hästi tasakesti, aga kellelegi ei räägi veel. Teie ei tea. Aga jah, mul on nüüd see stuudio Ja räägi, mis stiilid sa, mis ma nii happy olen nagu. Miks sa teistesse linnadesse lähed, et nagu Neid stiile ei õpetata mitte kuskil mujal. Või on üritatud, aga see ei ole kuidagi käima läinud. Meil on hästi nišikad stiilid kõik. Minu stiil on shuffle ja cutting shapes. Me õpetame mõlemad ja siis meil on veel nagu mitu stiili seal nagu Trumm ja bass ja elektro, house, afro, vogue. Et siuksed stiilid, mida väga nagu tantsukoolides tavaliselt ei ole, on ju? Jaa, house ja hip-hop ja sellised nagu Sa alustasid ikkagi shuffle'ist, ma saan aru, on ju? Jaa, meie alustasime täiesti shuffle'ist, et esimene aasta meil oligi nüüd, meil on 3. aasta vist. Et esimene aasta meil oligi põhimõtteliselt ainult shuffle, siis tuli DNB step ja siis tuli house esimene aasta, aga nüüd oleme võtnud veel, mis nagu huvitavad tunduvad. Räägi shuffle'ist natuke. Mina isiklikult, mul on shuffle'iga selline kokkupuude, see oli ülipopp seal 2017, 18 ja see oli Pärnusse Weekend Festival ja siis seal ma tantsisin ja tegin video ja siis see läks järsku internetis kuidagi üli laia, mingi miljoneid vaatamisi on ja siis kõik hakkasid mulle kirjutama. Angela, ma tahan ka õppida, tule õpeta mulle. Siis mõtlesin nagu, et aga Eestis meil ei ole ühtegi shuffle tantsukooli, nagu kus inimesed saavadki shuffle'it õppida, on ju internetist ise, eks. Aga nüüd meil on shuffle tantsukool olemas. Ja paljud kusjuures ei tea, nii et nüüd kõik teavad. Shuffle'it saab õppida. Ja sina oled siis kauem tegelenud sellega, kui mina tegelikult. Millal sa alustasid ja kuidas? Mina 2019, et see oli just enne seda COVID-i aega kõik, et siis veel ei teadnud, aga siis COVID-i ajal ma nagu kuidagi läksin hästi sisse sellesse. Kuidas see jõudis sinuni? Mu parim sõbranna, ma elasin Amsterdamis siis ja mu parim sõbranna õpetas mulle mu esimesed sammud ja alguses ma olin täiega vastu sellele, ma olin nagu see on nii tobe, see on nii loll, ma ei õpi kunagi neid asju. Mul oli täpselt sama, mu väike õde tegi TikTokis neid tantse, siis mõtlesin nagu, mida sa teed, mis sa taidlad seal on ja siis oli nagu, et okei, ma proovin ka ja siis läks. Mul oli kohe nagu me olime tema juures põhimõtteliselt ja siis ta üritas mulle õpetada, et ta on nagu jaa, see on äge on ju, ma näitan sulle videos, ma olin ei, ma ei taha, see on nii cringe nagu. Ja siis ma läksin koju ja siis ma vaatasin salaja neid videosid ja siis põhimõtteliselt ma leidsingi mingi ühe video, mis mulle täiega meeldis ja siis ma teadsin, et oligi 2 nädalat hiljem ma tulin Eesti ja ma teadsin, et ma lähen siis Beach Grandile. Ja siis seal ma nagu saaks tantsida seda, on ju, et see täiega sobiks sinna, et ma siis õpin nagu selle kava ära, mis seal videos oli ja ma ei õppinud mitte kunagi seda kava ära, sest et see oli ikka suht advanced level, aga minu ootused olid nagu aga tantsides ja eriti nagu mingi festivalid ongi, sa ei tantsi ju mingit kava, sa tantsid seda, mis sul kehast tuleb, on ju, et see feeling on nagu täiesti teine, et ma siin ka, kui ma Hackenit olen õpetanud, siis samamoodi, et igal ühel on ju see oma stiil, et sa võid teha ühte sama liigutust, aga need näevad täiesti erinevad eri inimeste peal välja, on ju, et lõppude lõpuks nagu vahet pole, mis sul õpetatakse, kõik teevad nii-öelda nagu oma nišiga või stiili. Ikkagi tuleb lõpuks välja, et tegelikult tantsimine ongi see, et mis on nagu enda eripära, enda isiksus nagu välja tuleb, see on eneseväljendus on ju ka, et mitte ei olegi, et sa teed perfektselt seda nagu ühte sammu ja ühte kava ja ühte rutiini, et see ei ole mingi tantsimine põhimõtteliselt. Aga mis ma nüüd tahtsin öelda sellega? Et ma läksin sinna festivalile, ma ei õppinud seda kava mitte kunagi ära, aga ma sain täiega hoo sisse vaata, siis ma õppisin ise seisvalt, põhimõtteliselt netist vaatasin mingi videosid ja siis õppisin ja ma läksin ja ma tantsisin. Kas sa arvad ka nagu, et videote vaatamine õpetab täiega palju? Nagu sa ei pruugi olla mitte kunagi midagi tantsinud ja sa vaatad nagu mingi 1000 videot läbi ja siis sa proovid ja sa nagu oskad. Saad aru nagu, et mida rohkem sa videosi vaatad, seda rohkem sa nagu ise vaata ka nagu. Tead, see oleneb täiega inimesest, osadel inimestel ei ole nagu seda oskust, et ma tean, et nüüd, kui ma ise olen vaata treenerina töötanud päris pikalt 5 aastat, siis
osadel inimestel on vaja nagu täiega selgitada lahti või siis on vaja nendega koos nagu läbi teha kõik asjad, aga osad inimesed lihtsalt vaatavad ja kohe teevad järgi. Mul oli ka enam-vähem niimoodi, et ma vaatasin ja vaatasin ja noh, tegelikult meil ajus on vaata need peegelrakud on ju, peegelrakud. mis iganes süsteemid. jah, peegelneuronid, mis tegelikult nagu teevad kaasa, kui sa kedagi teist jälgid, et Oh my god, sellega mul tuli meelde, saad sa aru, ülikoolis me pidime ujumistunnis, ma õppisin kehakultuuri, õppima ära liblika stiili, see on see, kus 2 jalga ja 2 kätt korraga on ja meil oli koroona aeg, kui meil ühistunde ei olnud, pidime iseseisvalt käima kuskil nagu ujulates ja siis treenerile nagu video saatma. Ja ma ei osanud liblikat ja ma näen, mu kõrval rajal on nagu mingi profi ujuja ja ma lihtsalt panen prillid, lähen vee alla, on nagu okei, mida ta teeb. Ja ma lihtsalt tegin ära samamoodi nagu tema tegi ja õpetaja paneb mulle tagasi, et kuidas sa selle ära õppisid? Nagu ongi, ja sa vaatad ja sa oskad, nagu ma ei tea, minu puhul see toimib. Sa ütlesid ka vaata, et osade puhul ei toimi. Mis ma tähele olen pannud, et mis taust inimesel on näiteks, kui tal on mingi, ma ei tea, sporditaust, siis ta õpib kiiremini, nagu see koordinatsioon ja kõik on vaata veits arenenud, aga kui näiteks on 0 tausta, no mitte kunagi pole mitte ühegi spordialaga tegelenud, siis on muidugi raskem. Aga just, et see, mis... Seal on, ma olen viimasel ajal päris palju rääkinud sellest ka, et tegelikult meil on selline asi olemas nagu physical intelligence, füüsiline intelligents, et osad inimesed kuidagi, nad on lihtsalt oma liigutustest nagu hästi teadlikud ja saavad aru, kus midagi asetseb, kuidas nende keha liigub, kuidas sa tunned ennast, et nendel inimestel on palju lihtsam õppida. Sest et vahepeal sa vaatadki, kas või nagu, kui sa lastega tööd teed, on ju, osad lapsed õpivad mega kiiresti ja osadel läheb natuke kauem aega. Praegu see oli kuskil väga suur teema, kas Ameerikas näiteks, et oligi algklasside lapsed, nad ei osanud isegi tagurpidi kõndida. Kõik see koordinatsioon ja nagu oli nii nagu taandarenenud, saad sa aru, nagu noh, istub ainult telefonis on ja tagurpidi ei osanud lapsed kõndida. No ma ei tea, kas see on muidugi tõsi, ma ei ole fact-checki teinud, aga mida? Jälle midagi on ju, kus kohast see tuleb. Et jah, mina nagu ka, kui ma lapsed saan, siis kindlasti nagu mingi nagu füüsiline vaata hobi nagu peaks lapsel olema, kus ta nagu areneb ja õpib, et minu arust kõik need füüsilised hobid annavad nagu sulle edaspidiseks eluks vaata mingi põhitalad. Nagu, et ma ei tea, sa kukud trepist alla, kas oskad kukkuda? Jah, see on kõik tervisega seotud nagu selles mõttes, mitte ainult, et nagu kas sa oskad ennast kuidagi liigutada või kas sa oskad midagi õppida hästi kiiresti, vaid nagu kuidas sa tegelikult enda kehas ennast tunned ka. See on sellega kõik seotud, et kuidas sa enda emotsioone näiteks tunned. Ja mitte ainult keha, vaid ka vaimne pool on ju. Ja see tantsimine tegelikult vaimselt annab. Tulleski tagasi tantsimise ja spordikooli ja tantsukooli juurde. Kuidas sul tuli idee teha oma tantsukool? Ja kuidas selle sammu ära astusid? Mul ei olnud üldse plaanis tegelikult. Ma mõtlengi, et kui ma nüüd 6 aastat, rohkem kui 6 aastat tagasi alustasin selle stiiliga, poleks elu sees uskunud, et ma nagu oma stuudio ükskord avan. Ja ma arvan, see oligi siis, kui ma Eesti tagasi kolisin 2022, siis Eestis ei olnud üldse mingit shuffli kogukonda, mitte midagi, ma ei teadnud mitte ühtegi inimest, kes nüüd tantsiks isegi seda stiili. Ja kuna ma täiega tahtsin jätkata sellega, ma juba sellel ajal andsin trenne Amsterdamis, siis ma mõtlesin, et okei, et ma pean hakkama mingit kogukonda looma, siis täiesti nullissin. Ja siis ma andsin trenne 2 erinevas tantsustuudios Tallinnas ja siis ma üks hetk olingi, et tahaks nagu mingit oma space'i, mingit oma ruumi, kuhu ma saan minna ükskõik millal, kus ma saan nagu päris nagu oma kogukonda tekitada, sest et kui sa oledki kellegi teise tantsustuudios, siis seal on nagu oma kogukond, omad ja mingid reeglid, asjad paika pandud ja väärtused ja asjad. Et ma mõtlesin, et ma tahaks nagu enda oma selline täiega ego asi, aga jah. Ja siis ma panin selle endale eesmärgiks, et lihtsalt andsin universumile teada, et ma tahan oma stuudiot. Ja tuli. ja see kõik tuli nii lihtsalt. Ma pole elu sees midagi kunagi nii lihtsalt teinud, et ma ei pidanud kuidagi üldse, mitte midagi ei läinud valesti, ma ei pidanud mingi hullud nagu lükkama ennast, et teha mingid asjad, et oligi, et ma mõnda aega otsisin ruume, alustasin sellest, otsisin ruume, siis ei leidnud, siis ma mõtlesin, et okei, suva lasta alla, ju siis ei ole aeg. Ja siis mingisugune nädal aega hiljem enam-vähem mul keegi peretuttava kaudu, et et mul on siin üks mingi
megalt suur hoone, kuhu saaks teha tantsustuudio, kõik dušid, saunad, kõik on olemas, on ju. Ja hind oli ka nagu täiesti okei, siis ma nagu vau. See ongi nii, kui sa usaldad vaata elu ja universumit sellist tööd, kui ma tahan seda. Sinu mure pole, kuidas see tuleb, on ju, täpselt sa poleks elu sees uskunud, et nagu läbi selliste mingi tutvuste või see asi sinuni jõuab, on ju, et Ma nagu kuidagi ei nagu küsinud ka inimeste käest väga, et kui te nagu kuskilt kuulete või näete, lihtsalt oligi mu ema teadis sellest ja mul mingid lähimad sõbrannad teadsid sellest ja elukaaslane ja põhimõtteliselt oligi kõik, et puhas manifesteerimine, ise teadsid, mis tahad ja tuli. Aga mis sul kõige siuke nagu, kas sul on midagi hirmutavat ka see, et okei, nüüd mul on oma tantsuskool, tantsustuudio on ju, et kuidas see esimene trenni andmine oli või kuidas kliendid, õpilased, kas midagi nagu hirmutas kohe alguses, et appi, kuidas ma hakkama saan või kas tuleb õpilasi? Tead, mul ei ole vist kunagi sellist hirmu olnud nende asjadega, mis ma olen ette võtnud, et ma kuidagi tean, et ma saan igas olukorras hakkama ja kõik oli kuidagi nii kindel, et nagu ükskõik kuidas läheb, nagu tuleb 3 inimest, juhuu, nagu jumala tore, et need 3 inimest tulid, et noh, kuna ma tegin selle stuudio avamisega hooandja projekti ka ja siis see andis ka enesekindlust juurde, sest et seal ma sain väga palju tähelepanu ja peaaegu ja ma ei tea, me läksime ikka üle sellest künnisest väga palju, et saime päris palju kokku kogutud. Et sealt nagu tuli tähelepanu palju ja inimesed väga ootasid ja siis ma olin nagu jaa, et tore, teeme ära, et mul oli kuidagi kõik nii paigas ja ma ei tea, võib-olla nagu mingid hirmu otseselt ei olnud, aga võib-olla oligi lihtsalt see stress, et ma tahan nagu kõik õigeaegselt valmis jõuda ja siis on vaja nagu see teha ja see teha ja see teha, aga mul ei olnud seda, et ma nagu ei saa hakkama või et see kukub läbi. Sellist hirmu mul ei ole kunagi väga olnud. Nii see tegelikult universumis ongi, et kui sul on need hirmud ja sa täiega nagu mõtledki halvasti kogu aeg, siis noh, see lähebki nii, on ju. Aga täpselt, kui sa ei põe, sa lihtsalt tead, mis sa tahad ja siis nagu sa ütlesid, kõik tuli nii lihtsalt. Aga tegelikult ongi kõik nii lihtne elus ju. Jaa, oligi. Ma mõtlesin, et okei, et ma ise hakkan trenni andma, siis ma pean mingi treenerit kuskilt otsima. Küll need tulevad, on ju? Need tulevad. Põhimõtteliselt oligi, et ma enda õpilaste käest küsisin, kes olid minuga mingi, ma ei tea, pool aastat vist koos treeninud, aga nad olid nagu väga heal tasemel ja ühel neist oli juba varasem treeneri kogemus olemas. Siis küsisin, et kas sa tahaks trenni anda? Ja ta oli mingi, jaa, nii äge, täiega tahan, olen kogu aeg unistanud sellest. See on tantsukoolides päris tavaline, et õpilastest kasvavad nagu õpetajad lõpuks välja, et no eriti meie stiilide puhul on ju, keda siin sa ei saagi teist võtta. No Eestis on ülilaialdane see probleem, et ei ole treenerid võtta, nagu no mis tahes alal, mingid akrobaatikad asjad, ma tean omast käest rääkida, on ju. Et see ongi normaalne, et õpilased sirguvad treeneriteks. Jaa, aga räägi veel korra täpsemalt, mis stiilid sul seal koolis on? Mis inimesed sul seal käivad? Kui palju sul praegu inimesi seal käib? No me oleme täiskasvanutele suunatud ikkagi, et eelmised 2 aastat me tegime lastele ka trenne, aga praegu meil on täiskasvanud ja algajad. Seda on Eestis üleüldiselt väga vähe, et enamus, kui ongi mind tantsukoolid, siis on kas lastele või noortele või siis on juba täiskasvanud kesktase edasi jõudnud. Et hästi palju on meil selliseid 30+ vanuses inimesi, kes põhimõtteliselt esimest korda elus hakkavad tantsima ja nad tulevad sinna, neil on mingid megahirmud on ja nad on nagu appi, kas ma ikka tohin. Iga kord, kui meil mingi uus kursus hakkab, siis ma saan küsimusi, et pole kunagi varem elus tantsinud, et kas ma ikka tohin tulla, ma olen nagu, palun tule. See ongi sulle tehtud, on ju. Aga see on lihtsalt nii armas ja samas nagu nii kurb ka samal ajal. Et inimestel on sellised hirmud ja nad natuke kardavad ja aga siis me pöörame muidugi kõik ümber. Ühesõnaga algajad, täiskasvanud ja meil on praegu 6 erinevat stiili. Meil on see shuffle ja shapes, siis meil on house, meil on elektro, DNB step, vogue ja afro dance. 6 erinevat päris korralikult. Ja me oleme siin varasemalt katsetanud veel poppingu trennidega ja hip-hopiga. Hip-hop oli meil suvel. See oli väga menukas, aga no see on alati menukas selles mõttes. Aga ikkagi, kuna ta ei ole nagu otseselt meie nagu niši stiil, siis mõtlesin, et
võib-olla me teeme siin-seal paar kursust, aga et see ei ole meie põhistiil. Mhm. Ja siis on meil mingid venitus- ja joogatrennid olnud Oo. ja siis me oleme toonud erinevaid külalistrennereid välismaalt, mingeid ägedaid huvitavaid asju. Niisugused ühekordsed nagu workshopid siis on ju? Jah, nagu sina tuled nüüd. Saab põnev olema. Väga põnev. Kui rääkidagi trennidest ja sa ise oled praegu ka siis iganädalaselt seal shuffli trenne andmas, jah? Mis sul lemmikasi on nagu treeneri töö juures? Või ma ei ütlegi töö, sest ma tean, et see ei ole nagu töö, on ja see on nagu hobi. Jah, nagu ühest küljest see on töö, aga teisest küljest see ei ole üldse nagu töö. Ma ei tunne. No, et sul ei ole seda mindset, et täna on esmaspäev, ma pean tööle minema, nii et see ei ole see. Mul ei ole üldse sellist nagu kohusetunnet, nagu kohustuse tunnet, et ma peaksin midagi tegema, et pigem ongi, et ma midagi tahan. Treeneri töö juures mulle ilmselt meeldib see, kui ma näen kuidas inimestel see sära nagu silmadesse tuleb või kui ma näen nende arengut. Sama. See lihtsalt nii nagu nii täitev, nagu hinge täitev täiega, et ongi, kui ma teen neid algajate trenne nagu täiesti nullis, siis ongi esimesed paar trenni sa näed, et inimesed on seal ja lihtsalt neil nagu silmad täiega säravad ja nad nagu mingisugune kirg nagu tuleb nendes üles ja siis on nagu oh my god, mul on nii hea meel, et sa tunned seda, mida mina tundsin alguses. Ja siis sa saad mingi väga palju tagasisidet, on ju, igasuguseid komplimente. Inimesed on täiega tänulikud ja siis teine asi ongi see, et kui on inimesed juba pikemalt käinud, et sa näed, kuidas inimesed läbi selle aja muutuvad. Näiteks mul on nüüd Eestis siis 3. aastat, on ju, õpetan osad õpilased ongi 3 aastat minuga koos olnud, 2 aastat nüüd. Ja see, millised nad esimeses trennis olid versus see, millised nad praegu on, täiesti teised inimesed, nagu täiesti muutunud, et nad tulidki trenni, nad olid sellised nagu natuke hästi tagasihoidlikud, täiesti sellised hallid hiired, on ju, ei rääkinud, ei julgenud mitte midagi teha ja nüüd neil on nagu mingisugune värv nagu tulnud sisse, neil on mingi enesekindlus täiega, neil on mingi karakter, nad julgevad nagu rääkida, kaasa teha, nad on nagu võtavad ruumi lihtsalt, et kohe kui need sisse astuvad, see on lihtsalt nagu wow minu jaoks alati. Ja siis ma saangi nende samade õpilaste käest sellist tagasisidet, et see tants on mu elu muutnud või nagu, et see stuudio on lihtsalt mu elu päästnud nagu põhimõtteliselt, et see on lihtsalt nagu arvustan seda nii väga. Sellepärast seda teedki. Ja sellepärast ma seda teengi. Kus sul tuli see stuudio nagu nime mõte, Spirit Studio? Ma mõtlesin, et ma tahaks midagi, mis ei oleks ainult shuffliga seotud, et alguses mõtlesin, et kas teha mingi Shuffle Studio Estonia või mingisugune taoline asi või et oleks mingi reivi teemaga seotud, aga siis ma mõtlesin, et ma tahaks see stuudioga teha nagu ükskõik mida põhimõtteliselt. Midagi, mis oleks nagu mulle hingelähedane ja paar varianti vist enne käis läbi, aga ma ei mäleta mitte ühtegi neist enam. Ja siis tuli see Spirit Studio. Ma nagu oma emaga koos pendeldasin neid asju. Ja Spirit Studio, siis ma olin nagu see ongi nagu minu hing on siin sees ja samamoodi ma tean, et teised inimesed tunnevad samamoodi. Ja siis oligi Spirit Studio, ma nagu tavai. Lahe. Te asute Mustamäel, jah? Me oleme jah nagu Kristiine Mustamäe piiri peal seal Marientali keskuse lähedal. Seal veel on, ma ei tea, Kullo huvikeskus on seal ka lähedal. Kellel on huvi, leiab üles ilusasti. Räägi nagu, mis eesmärkidega inimesed tavaliselt trenni tulevad, et kas mõned tulevadki, et näed, ma tahan minna sinna peole, mul on vaja selleks ajaks see tantsu stiil selgeks saada. On see üks ikka tulnud? Jaa, kusjuures mul on tulnud väga palju selliseid paare, kes tahavad oma pulmatantsu teha shuffliga. Wow. Nad tulevadki, nad võtavad minuga mingisuguseid eratrenne või võtavad seal algajate kursuse ja siis teevad nagu oma mingi pulmatantsuks mingi shuffli, valsi. Aga sa pakud nagu koreograafiaid ka niimoodi, et näed, ma teen sulle kava valmis? Ma olen neile pakkunud ja seda ka, et osad tahavad ise teha ja osad on, et ma aitaks neid kuidagi natukene. See on hästi fun olnud ja siis on muidki, ma ei tea, kes on kuskil, ma ei tea, jõulupeole esineda tahtnud ja mingid sellised asjad on ka, aga pigem ongi enda jaoks. Aga ma arvan, enamus inimesed tulevad ikkagi, et nad
tahavad leida kas mingisugust uut hobi endale või nad tahavad kuidagi sotsialiseeruda või nad reaalselt väga paljud tulevadki sellepärast, et nad tahavad seda spetsiifilist tantsustiili õppida. Hästi palju inimesi on sellised, kes on mulle öelnud, et ma olen mitu aastat otsinud, kus saab shufflit õppida Eestis ja nüüd lõpuks, et ja nüüd lõpuks saab. Ja nüüd lõpuks saab. Ja. Tahtsin kohe küsida midagi. Me rääkisime selles, et inimesed tulevad sulle. Ja, ühesõnaga läks. Tuleb, kui tuleb. Räägi, sa annad praegu ju ka välismaal workshoppe. Kuidas sa selleni jõudsid, et nagu välismaa tantsukoolid sind kutsuvad trenne andma? Ma alustasin välismaal. Alustasin ise välismaal, aga eks see on kuidagi kasvanud ka nüüd, sest et jah, siis kui ma Eesti tagasi kolisin 2022, siis ma sain teada, et Soomes on ka üks tantsustuudio või siis ei olnud veel stuudiot, siis oli neil lihtsalt mingi oma community, nüüd neil on oma stuudio ka. Et see oligi kõige lähem, sest ma otsisin ümberringi, et kes tantsiks nagu minuga koos, et ma ei taha nagu, sest et kui ei ole kogukonda, siis see ilmselt nagu oleks ära lahtunud, ma arvan, et ma ei oleks viitsinud nii palju, võib-olla, aga kes seda teab. Ja siis Helsingis leidsingi, siis ma läksin sinna, kuna seal oli üks külalistreener neil, keda ma juba varem teadsin Amsterdamist ja seal kuidagi ma tutvusin rohkemate inimestega ja siis see tantsustuudio omanik seal, tema Jenny, Shuffle Studio Fee, tema kutsus mind ühele üritusele Itaalias, seal toimus selline turniir ja me mõtlesime, et okei, et me lähme nagu koos vaatama seda turniiri ja siis me lendasimegi Itaaliasse ja siis lõpuks juhtus nii, et ma osalesin sellel turniiril. See on siis nagu battle või? See on kaks nagu inimest tantsivad vormis, üksteise vastu. Kõigepealt on nii-öelda see eelvoor on ju ja siis sealt saab mingi teatud arv inimesi läbi, kes saavad siis nagu omavahel battledama hakata. Ja siis lõpuks mind kuidagi suruti sinna sisse, et sa ikka pead osalema ka, on ju, ja siis ma olin nagu okei. Ja siis ma olin täiega närvis. Ma olin lihtsalt see küll. Sa polnud varem teinud midagi sellist? Ei, ma ei olnud isegi mõelnud nagu, et ma kunagi võiks. See oligi nagu sul esimene võistlus? See oli täiesti esimene. Ma üldse ei mõelnud, et ma kunagi seda teen. Ja said edasi kohe? Ja mul läks hästi, ma sain eelvoorust edasi ja siis esimest battle'isse ma kukkusin välja, sest ma hakkasin täiega üle mõtlema. Aga see nagu see Itaalia trip oli üks esimesi hetkedes, kus ma hakkasin rohkem rahvusvaheliselt inimestega kogukonnas siis kuidagi suhtlema ja sain hästi palju uusi tutvusi sealt ja põhiliselt käib ikka nagu kõik sotsiaalmeedia kaudu, jah? Praegu on jah, sotsiaalmeedia kaudu enamus asi, aga neid nagu üritusi, neid turniire ja selliseid mingeid külalisworkshoppe ja muid mingeid laagreid asju on hästi palju tegelikult nüüd Euroopas. Et nüüd need viimased 2-3 aastat ma olen suhteliselt palju käinud igal pool. Et lihtsalt see emotsioon, nagu mis sa saad sealt üritused, kui sul on üle maailma põhimõtteliselt kõik inimesed seal koos, kellel on sama kirg, sama huvi, kellel on lihtsalt see avatus on ju suhelda. Sa lihtsalt nagu tunned ennast nii hästi, sa tunned neid inimesi võib-olla mingisugune, ma ei tea, paar tundi ja te olete juba sõbrad. Selles mõttes, et te olete täiesti samal tasemel. Ja siis ma käisin mõnda aega suht palju lihtsalt selle emotsiooni pärast ja selle kogemuse pärast ja tutvuste pärast ja siis kuna mul läks nendel battle'itel suht hästi, siis mind hakati kutsuma igale poole lõpuks ja nüüd eriti kui ma nüüd oma stuudio tegin 2023, siis tuli see huvi nagu eriti palju, et hakati mind kutsuma välismaale, et ma olen käinud Saksamaal mitu korda, ma olen käinud Hispaanias, Amsterdamis, Soomes mitu korda. Miss Worldwide. Midagi kindlasti vahele jäänud praegu. UK-s olen käinud. Ühesõnaga korralikult. Neid on päris palju ja samamoodi igasuguste turniiride kohtunikuks on mind kutsutud. Opa. Et see oli ka päris, see nüüd juhtus esimest korda eelmine aasta ja
eelmine aasta lausa 3 korda. Opa. Aga mis sul endal rohkem meeldib, kohtunik olla või võistelda? Kohtunik olla. Sest et siis on see, võib-olla esimene kord, kui ma kohtunik olin, siis seda pinget oli rohkem. Siis ma olin nagu, ma ei tea, mida ma teen, on ju, et mul on nii suur või nagu, mis on nagu kohustus ja vastutus. Just see vastutus. Aga siis kuidagi käis mingi klikk ära, et mind on kutsutud siia põhjusega, et ma peangi lihtsalt oma sisetunnet usaldama nii, kuidas mina arvan, hindan teisi neid tantsijaid. Ma arvan, paljud isegi ei tea, isegi kes on nagu shuffle'i ja tantsuga kursis, nad isegi ei tea, et on olemas eraldi nagu battlid ja võistlused shuffle tantsule. Kuna see on tegelikult nüüd tänapäeval läheb ikkagi tänavatantsu alla või noh, tegelikult on justkui nagu reivi tants on ju, rave dance, aga praegu ikkagi tänavatantsu formaadis tehakse igasuguseid asju ka. Me oleme All Styles battlitel ka osalenud nüüd kõvasti viimastel aastatel. On nii, et teie tantsukool käib ka nagu võistlustel oma õpilastega? Kui lahe. Ma olen nüüd päris palju viinud neid igale poole, et nüüd me lähmegi oktoobri lõpus lähme jälle Prahasse. Prahas ma olen ka käinud õpetamas. Lähme koos ja siis nad osalevad. Nii et mega. Nii tore. Kas sul on mingid suuremad nagu unistused või eesmärgid ka, kuhu poole sa praegu liigud just seoses nagu näiteks mingite võistluste, selle shuffle stiiliga, tantsimisega või workshopide andmisega? Ma arvan, mu üks põhilisi eesmärke on praegu võib-olla Euroopast välja saada, et kuna ma Euroopas olen nüüd päris palju käinud kohtunikuks ja igasuguseid workshop'e andmas, et tahaks kuskile välismaale, näiteks USAsse, ma arvan, oleks mul tegelikult võimalus minna. Just mõtlen, kas Aasias üldse see stiil nagu on popp? Aasias on väga popp see. Hiina on üks kõige suuremaid kogukondasid ja nende tase on seal lihtsalt massive. Ma tean, et nad teevad ka turniire ja meid kutsuti tegelikult sinna turniirile, nad tahtsid kõik meil lennupilet kinni maksta, kõik ööbimise kinni maksta lihtsalt, et põhimõtteliselt teie ainult tulge, et saada nagu kuidagi teist kultuuri vaata sinna sisse. Aga vist see oli liiga lühikese etteteatamisega. Ja seal on neil need turniirid ikka mingi, ma ei tea, 600-700 osalejat nagu. Ja too näiteks, mis Euroopas on? Euroopas on praegu mingi kõige suurem turniir on 150 osalejat, nagu võistlejat. Nii et tegelikult siis ikkagi ülemaailmselt see stiil on siuke päris popp asi, et igas maailma otsas teatakse, tehakse. Ja tegelikult see shuffle, Melbourne Shuffle saigi Austraaliast on ju alguse, siis meil Euroopas tehakse seda palju, Aasias on palju, ma tean, Koreas on ka hästi populaarne. Ja shufflit on ka veel ju oma mingid eri stiilid ja mingisugused täiega Malaisias, igal pool Lõuna-Ameerikas, Põhja-Ameerikas, et see on üle maailma tegelikult nii populaarne. Ja mega äge. Aga jah, ma tean, et Aasias on populaarne see koolides, nad teevad nagu vahetundides, nagu ongi selline lihtsalt, et liigutada ennast, kuna seal on see hästi populaarne, nad teevad nagu mingi shufflit ja samamoodi on mingisugused kogukonna üritused vanuritele, nagu pensionäridele ja nemad teevad shufflit. Issand, kui lahe. See on nii äge, nagu ma tean, mul on ka mõned kuskil workshopides ja trennides on olnud mingi 70-aastased papid ja või mammid on lihtsalt nagu mega äge. Koolid ja vanadekodud, ideid, mida teha. Appiga lahe. Mis sul oleks mingi 5 aasta eesmärgiplaan, kus sa näed ennast 5 aasta pärast? Ma ei tee nii kaugele plaane. Mul ka sama alati kõik küsib, mis see tuleviku, ma mõtlen nagu järgmist asja, näiteks täpselt nagu sul on praegu seda, et nagu Euroopast välja saada on ja siis kuna manifesteerimise universumiga kõik on nii hästi ja korras on ja siis see tuleb päris kiirelt on ja siis võtad järgmise asja. Just täpselt, et ei ole nagu mingi, nüüd pean 10 aastat ootama, et see juhtuks. Ega ma mõtlesin ka, et see stuudio on ju esimene mõte, kui mul see tuli, et ma tahaks oma stuudio, ma mõtlesin, et okei, et võib-olla mingi 2-3 aasta pärast ja siis mingi paar kuud hiljem oli olemas. Appi mul, ma toon naljaka näite, aga mul oli samamoodi, et aastaid tagasi ma vaatasin nagu neid
pensionäre, kes seal kohvikus rahulikult kohvi joovad ja kooki söövad, siis mõtlesin, et issa, ma tahaks, et mu igapäev oleks selline, et ma võin minna nagu kohvikusse lihtsalt ja kooki süüa ja kohvi juua, onju. Ja siis läks mingi 2 kuud mööda, ma olin mingi iga päev kohvikus, hommikul jõin kohvi seal coffee shopis nagu mingi juba. Täiega manifesteerib. Aga jah, ongi, et ma tean, et kogu aeg peab olema mingisugune eesmärk. Suund. Üks nagu suund või eesmärk, kuhu minna, et kui sul ei ole midagi, siis nagu miks sa üldse elad. Aga jah, ma ei mõtle nagu nii kaugele. Tegelikult vaata, elu ja universum alati suunab sind kuhugi, on, et kui sa täpselt, ma ei tea, mida teha, siis nagu hakka jälgima mingid märke ja asju, tegelikult sulle antakse kogu aeg, lihtsalt sa pead oma silmad lahti tegema sellest argipäeva rutiinist välja tulema ja nägema ja tähele panema neid märke, kuhu elu üritab sind vaata suunata ja lihtsalt usaldama elu ja vastu võtma selle otsuse, et jah, ma nüüd usaldan. Sest tihti vaata, inimesed isegi võivad märke näha, aga nad ei usalda. Ja siis nad ei saagi sinna suuna poole liikuma hakata, et võivadki väga nagu valel suunal olla, vaata. See on tegelikult väga kasulik oskus teada, mida sa tahad. Ja mulle tundub, et paljudel inimestel ei ole seda oskust või nad ei oskagi kuidagi, nad on täiega lihtsalt segaduses, et kes nad on, mida nad tahavad, et see on mega oluline oskus elus, sest et siis kõik asjad muutuvad nii lihtsaks. Väga. Sul on suund paigas, ma saan. Mul on suund paigas, et ma lähen siis kuskile USA-sse trenni andma või midagi. Vaatame edasi, ega ma ei tea, siin tulevad ruttu need. Aga mis nõu sa annaksid noortele, kes praegu ongi mingi, et ma ei tea, mis ma teha tahan, mul ei ole suunda? Ma arvan, tuleb lihtsalt katsetada võimalikult palju erinevaid asju. Hakata tegutsema. Lihtsalt nagu katseta, et kui sa mõtled siin niisama üritad kirjutada midagi, et ma ei tea, võib-olla mulle meeldib see, nagu proovi päriselt teha midagi ja siis sa saad teada, kas sulle meeldib see või mitte. Ja sa saad alati muuta, et see on ka ju tänapäeval hull probleem, et minnakse kuskile ülikooli ja siis on nagu okei, et see on mu kogu elu nüüd. Ei, sa saad alati muuta seda, nagu jätta ülikool pooleli, mine õpi midagi muud, nagu mine tee mitte midagi muud, see ei ole mingi probleem. Seda nagu täpselt sellel aastal ma olen ka hästi palju tähele pannud just nagu oma ringkonnas, et minnaksegi lihtsalt selle pärast, et midagi minna õppima, kuigi isegi ei teata nagu mida teha tahetakse ja siis ongi need esimesed koolipäevad, nädalad saadakse aru, et mis asi see on, nagu tegelikult ma ei taha üldse midagi. Ja siis nad jäävad. Aga mis sa arvad, miks? Ma arvan, nad on lihtsalt kuidagi, nad ei taha feilida. No kuidagi see ühiskonna surve vaata. Ja just see nagu, et mis nüüd minust arvatakse, kui ma jätan pooleli või kui ma ei lähe ülikooli, seda selgroogu nagu vaata endal, ei ole, on ju. Et ongi, mis teised arvavad? Mina jätsin ülikooli pooleli. Mina ka. Aga jah, ma bakas käisin ära ja siis läksin magistrisse ja siis see täielik jama, nagu mida siin tehakse. Sa õppisid siis? Ma õppisin psühholoogiat. Aga kindlasti see tuleb sulle praegu kasuks. Kindlasti. On ju, et iga asi juhtub põhjusega, igal pool me oleme põhjusega, on ju. Kui sa hakkad nagu tagantjärgi vaatama, siis need teadmised, oskused, mis ma sealt sain, tegelikult viivad mind elus edasi. Need ei ole üldse need teadmised, oskused, mis ma arvasin, et ma saan sealt täiesti teistmoodi. Jah, kuna ma õppisin Amsterdamis, siis seal oli hästi palju, vähemalt tegelikult üleüldiselt psühholoogia erialadel oli hästi teadusele suunatud, et me tegimegi mingeid oma teadusartikleid ja eksperimente seal ja kirjutasime mingeid küll see hiljem kasuks tuleb. Ja ei põhimõtteliselt ma mõtlesin, et okei, et jah, et ma siis õpin nagu tegema neid asju või siis ma õpin inimesi tundma või kuidas nagu see psüühika toimib, on ju, kuidas midagi toimib. Tegelikult kõige suurem asi, kõige suurem õppetund, mis ma õppisin, on see, et teadus on täielik skämm nagu. Teadus on täielik skämm. Nagu kõik asjad, mis meile öeldakse, et on teaduslikult tõestatud, täielik jama. Sest et nüüd ma tean nagu, kuidas tegelikult teadus tehakse, kuidas need protsessid seal taga käivad, et kuidas kõik on ära ostetud. Kes kellele maksis ja mis pealkiri sellele uuringule pandi, on ju. Just. Ilus! Aga ja siis ma läksin magistrisse. Magistrisse ma läksin õppima digitaalmeedia psühholoogiat ka Rotterdamis. Ja käisin paar kuud ära, mõtlesin täielik jama. Et ma ei õppinud mitte midagi seal. Me paar kuud tegelesimegi ainult mingi teemaga, et mis juhtub siis, kui töötaja tööl telefoni kasutab. Wow.
ma tõesti ei tea. Aga tulles korra selle Amsterdami, Rotterdami, kõigi Hollandi juurde, käisid sa seal palju pidudel ka või? Noh, aga kui sa võrdad näiteks mingi Eestis, oled ka käinud mingid Eesti peod versus Hollandi peod, nagu on seal mingi vahe? Mis peod Eestis? Eestis polegi tegelikult siukseid reid, on ju. Ei, selles mõttes, et see on ikka täiesti teine maastik seal. Esimesed aastad ma käisin nagu suht mainstream pidudel, kuskil nagu baarides ja klubides aga seal on juba ka nagu kõik teistmoodi, et need klubid on täiesti teistmoodi, inimesed on täiesti teistmoodi, kogu see suhtumine, õhkkond on täiesti teistmoodi, muusika on teistsugune. Ja siis ma läksin esimest korda oma sõbrannaga nii-öelda festivalile, see oli põhimõtteliselt mingi ühepäevane festival. Ja seal nagu ma sain aru, et vau, et see on elu. See on see, mis mulle täiega meeldib. Ja siis sain seda elu natukene nautida ja siis tuli koroona. Ja siis tulid teistsugused peod. Kinnised peod. Kinnised peod, et Amsterdamis need inimesed muidugi ei tahtnud alla anda, ei tahtnud oma pidutsemisest loobuda, et seal oli selline Instagrami konto, kuhu siis võeti follow ima teatud inimesi ainult ja siis postitati, et enam-vähem kord mingi paari nädala jooksul me teeme siis sellise illegaalse reivi kuskil metsas või kuskil silla all või midagi sellist, et ma olen Belgias käinud reaalselt nagu mingi kanalisatsioonitorud ja siukestes kohtades tehtigi seda. Ma käisin seal paar korda, need olid päris huvitavad, täiesti teistsugune asi jälle, et ei olnud muidugi jälle mingi festival on ju, aga inimesed lihtsalt, meeletu mass inimesi tuli kokku. Et lihtsalt. Aga seal nagu mingi politsei ei tulnud kuidagi, ei saanud teada? Tuli? Aati laiali. Iga kord tuli ära, et meid aeti laiali ja siis me lihtsalt lähtsime. Meil oli alati tagavara kohad, et kuhu minna. Et tehti jälle postitus, et nüüd me läheme sinna ja siis tuli jälle politsei, et nüüd me läheme sinna. Me liikusime nagu kogu aeg ringi. Nagu tehaks neid auto kokkutulekuid, vaata siin. Politsei tuleb, lähme sinna uude kohta. Mul tuli meelde, mis ma enne tahtsin küsida. Tunniplaani ja kõige kohta, et kuidas teil on, kas sul on siuksed ühekordsed, nagu et inimene tulebki üks kord trenni, maksab ühekordse tasu või teil on mingid kuutasud, et iga teisipäev, neljapäev on sul trenn ja käid niimoodi iga kuu või? Me pigem tahaks, et inimesed ikka tagasi tuleks iga nädalaselt. No ma arvan, et kes ühe korra tuleb, see tuleb niikuinii tagasi, on ja? Enamus ikka tulevad ja et me mõnda aega tegime siin sellist proovitrenni taolist asja, tasuta proovitrenni taolist asja ja siis seal nagu inimesed tulevad või panevad ennast kirja, aga ei tule. Ei tule kohale. Aga nüüd me muutsime ümber, et ikka maksad mingi väikse tasu on ju oma proovitrenni eest ja siis need inimesed ikkagi enamasti tulevad alati tagasi, et nad saavad selle hea emotsiooni sealt. Aga jah, meil on praegu sellised algajate kursuse formaadid, et me teeme 8 nädalat. Ja kui praegu keegi mõtleb, et tahaks minna, siis tuleb check-up kodulehele ja novembris tuleb uus Shuffle'i kursus algajatele. Ja siis jälle 8 nädalat ja siis algab uus. Ja põhimõtteliselt, et me võib-olla teeme nagu väikse vahe selle sisse, et nüüd on novembris, siis järgmine algab ilmselt jaanuaris ja siis ilmselt, ma ei tea, mingi aprillis või midagi sellist. Ühesõnaga sellised väiksed nagu kursused. Ja siis, kes need algajate kursused läbi on teinud, need siis saavad minna kuskil sinna intermediate trenni või nagu kesktase siis. Jah, kesktase edasi jõudnud trenni, et need on lihtsalt iganädalased kogu aeg, meil saavad osta mis iganes paketi endale ja siis kasutada seda. Väga lahe. Kui praegu nüüd keegi kuulab ja mõtleb, et issand, tahaks ka proovida, aga ma ei tea, kas ikka on mulle, no sa juba vaata ütlesid ka, aga mis see, ütle nagu neile see üks asi, nagu miks ta peaks tulema, mis ta peaks mõtlema, võta kokku end. Keegi ei kahetse seda, kui nüüd tulevad meile proovitrenni, et see emotsioon, mis sa saad sealt, on alati mega äge, kuna need kõik stiilid on nii ägedad. Mis stiili sa ise soovitad, kes pole kunagi varem tantsinud? See nii oleneb nagu, mida sa otsid, sest et kõik need stiilid on nii erinevad. Võiks kõik läbi proovida ühe korra, on ja? Ja kusjuures see on täiega võimalik, et meil ongi see proovitrenni variant on nagu 5 euri, see ei ole mitte midagi, on ju. Et lihtsalt 5 euri maksad ära ja siis sa kinda nagu mõtled, et okei, ma vist ikka peaks minema, juba maksin selle eest, on ju. Aga 5 euri samas ei ole mingi summa lihtsalt, et proovida pärast ei meeldi, siis see on nagu okei. Aga jah, kõik need 6 stiili, mis meil on
täiega erineva vibe'iga, erineva muusikaga, et mis sulle nagu endale meeldib. See oleneb sellest, et sul on nii kodulehel isiklik. mingid näidis nagu videod või asjad ka igast Jaa, stiilist, et vaata jaa, paljud jaa. ei teagi võib-olla neid kõiki Ma arvan, stiile on ju. Instagramist meil saab kõige kõige lihtsam. parema ülevaate. Ütle Insta nimi. Spirit Studio Estonia. Easy. Yes. Nii et ühesõnaga siis kõik trenni ja pean ise ka šahvlisse tulema. Jaa. Ei ole veel jõudnud. Kunagi tahtsime teha trenni, aga see vist ei läinud. Kuidagi, kas keegi läks kuskile välismaale või miskit seal toimus, noh. Nüüd on ringi nüüd kogu on aeg. Aga mega suur aitäh, et sa tulid ja väga põnev oli. Nii tore. Aitäh sulle.